järgi, seda me tahtsime. Välisosalejad mind üldse ei tea, päris ausalt. Aga ma teeme jälle aga võtame nüüd niimoodi. Ütleme, kui sina arvu ütleme, et reede õhtul välja sõida. Need, kes ajavad püsti võimsad mastid, kasutavad lõppvõimusi ja no ühesõnaga suurem hulk rauda kaasas. Neile on see vaja. Aga kes sõidab välja transiiveri, ühe antenni või kahe antenniga, see on hoopis teine tera. Nii et minu meelest sellest võiks ka nagu lähtuda. Sellepärast mina pooldaksin reede õhtul mitte mängu toomast, sest olemas perekonnad, nagu me arutasime seal ka, eks ole, sa siis nagu reede õhtu nii-öelda pühendud naisele, laupäeva hommikul kergitad kaabut, paned masina käiva, sõidad kuskile ja siis sa saad... No see võiks ka olla niimoodi, et laupäeva hommikul näiteks kell 8 on näiteks 2 meetri ots, eks ole, on ju. Ma isegi arvan, et me võiksime kogu selle asja kokku teha. Mina tegin selle pulli läbi. Tulin hommikul kell 4 üles. See ei ole mitte lõbus, et ma kergitan kaabut läheb. Lihtsalt eelmine päeva. Hommikul. Sest et test hakkaks kell 6, aga kui test hakkaks kell 9. Kui sa öeldakse, et mis sa kooberdad seal üleval, see inimestel maha. No ei ole no miks mitte teha 2 tundi üks sagedus, 2 tundi teine sagedus, 2 tundi kolmas sagedus. Neid hommikul meil on muidugi, kui me otsustame, et juuli kolmas nädalavahetus ja et reede õhtu võtta mängu, ega see on variant, jah, muidugi. 23 sentimeetrit see reedeks, aga üks küsimus veel, et praegu siin ju arutasime oma seda FT8, miks ei võiks olla digimõõt siia sisse sõidet? Miks me oleme ainult siin tabeli SSP, miks ei võiks digi olla? 50 peal raudselt tehakse FT8, 2 meetri peal saab teda ka teha täpselt samamoodi. Kas ma võiksin seda natuke kommenteerida? Okei, Tõnis, kommenteerida. Tähendab, ma olen seda Seeki Worldwide VHF-i teinud 2 või 3 aastal. See on 2 meetrit, 62 meetrit, 6 meetrit samal ajal, suvalises töömodes, üle kuu, üle satelliitide, mis iganes, digimoded, lase aga torust tulla. Aga see erinevus on nüüd see, et raport, mida vahetatakse, on teistsugune kui neil ja tööaeg on põhimõtteliselt laupäeva õhtust, piltlikult öeldes pühapäeva südaööni raksult välja. Raportiga on niuke lugu. Üle maailma. Jaapanist USA-ni emes. Valevik, teemegi FT8, paneme kõik FT8. Tähendab, selles Worldwide'i võistluses on exchange on siuke kutsung ja KO 29, kõik. RSD-d ei ole, numbrit ei ole ja lokaator on ka ainult, ütleme esimesed 4 digitit, kõik. See on raport. Echo Sierra 2 November Japan, Kilo Oscar 29, see. Jah. Aga see ei ole meie välipäeva formaat. Aga me peame, välipäeval antakse ikkagi lokaatorit juba. Aga võib-olla teeme revolutsiooni, ei annagi üldse, kurat siis. Ei anna numbrit, ei anna raportit, midagi, kurat. Kes tunneb ära? Kui sa sinna välja lähed, siis sa ikkagi sinna seda digit väga põllu peal saab muidugi, aga siis sa paneks selle kuupäeva siis kas lukku või muudaks selle ära, et siis võtaks mis kell, mis kus koha. Ma saan aru, et see konsensus, et nüüd selle aasta asja proovida vähemalt vaadata, et kuidas on, et me kohe ei lähe Peterburi ukse taha või ei lähe Leedu poole peale kraapima, et konsensuset teha juuli 3. nädala lõpul tundub siin nagu saalis olevat. Et see siis, selle võiks nagu siis paika panna, et teeme siis, eks.
kuidas välja tuleb, et seda neid naabrid informeerida, et meil on. ei no loomulikult, see on kõvad reklaamitööd on vaja teha. Järgmine on siis see, et mis formaadis, et kas meil on kui pikad tuurid, kui kompaktselt või kui laiali, missuguses järjestuses need tuurid on. No see oleks nüüd nagu järgmine teema. Kas meil on kordussided nagu täna 2 tundi pluss 2 tundi või võtame selle maha üldse, eks ole. Teeme ta veel kompaktsemalt. Kui sa sõidad sinna võistlusele sisse selle CQ tabila ja ütled, et sul avaneb 6 meetri levi ja siis ütled pumm 00159 KO, siis on pudru ja kapsad, keegi ei saa aru, mis midagi töötavad. Yes, ta saab su käest lokaatori kätte ja logib sulle lokaatori oma logisse. Kurat, kui maikuus... Aga mina pean temasid ja ka omale logisse. No jah. Kus ma võtan neti kaudu või otsin midagi? Paneme selle siis sa küsid sina käest. Vaata, kui maikuus oli see üks kuradi super sporaadik ja kui ma tegin see 300 000 punga 6 meetri peal, ma ühe korra võistlesin möödunud aastal selle karikavõistlusel, jah, nakis, tegin 180 sidet, on ju. Britid kogu aeg nuiasid mu käest numbrit, järjekorra numbrit, sest nende testis on vaja ka number anda, nende aktiivsustestis. Ja siis ma pidin kurat kuskil paberi peal meelest pidama, nakis numbrit ei ole, mis numbri ma ei ole. No ongi jama. 180 korda 001. Ei tundu aga no ma ei tea, ma natuke arvan, et me sellist formaatiga, kus meil on ainult kuradi kutsung ja lokaator, et seda ma nagu ei poolda. Ja vaata, seal ei olnud, 2 aastat tagasi oli tegelikult sama lugu, 6 meetrit oli Euroopasse täiesti lahti. Ja eetris, kui meil pihta hakkas see välipäeva test, siis esimesed seal bulgaarlased kohad küsid, mingi test, mis reeglid? No ainult lokaator number, selge, oota korra, ma võtan mingi logi lahti ja hakkas tulema. Klasterites info liikus ja 10 minuti pärast andsid kõik vennad seal numbreid sealt Euroopas. See ei ole mingi probleem. Kes seal olid, kõik pärast tegid. Mingi Y-koosa esikoha seal, nii et. Sama teha kuskil inglise keele saidil. Meil ei ole mingid keerulisi reeglid. Näiteks selle digisidede koha pealt see, eks ole, nüüd on näiteks meil ju 6 meetri peal on olemas digiside võimalus. No kurat, aasta jooksul on üks mees, kes teeb digisidet, eks ole. Palju meil neid digimehi on, kurat? No järelikult ei viitsita teha, noh. Kohe tuleb. Ei, aga võib-olla see on nagu nii-öelda muna ja kana probleem. Ei, ma räägin NAK-i kontestis, mis on aasta, jaa. No. 12 korda on aastas võimalik teha. Ei lõpi. Aga kas me suudame veel milleski nagu kokku leppida, et mismoodi me seda formaati siis nagu pigem pooldame, mis need tuurid... Aga prooviks seda, et ühesõnaga, et 2 meetrit 77 oleks laupäev. See tähendab seda, et need, kes lähevad ainult jaamaga välja, ei keera tervet nädalavahetust nahka. Tema läheb hommikul välja, õhtuks loivab koju, kui loivab, kui ei pea loivama. Mis räägib selle vastu, mida Karmo siin toob välja, et teha nagu 2 tundi näiteks 2 meetrit, 2 tundi 70 senti või kui me otsustame, et see 2 on liiga vähe, teeme 3 tundi 2 meetrit ja 2 tundi 70 sentimeetrit näiteks. Ja järjest siis ongi nagu, et see õhtul hakkab mingil ajal peale, algab 2 meetrit ja lõpeb 70. See idee tuli sellest, kui me peame settima ennast leedukatega kokku, sealt oli see idee pärit. Kui me ise oma peremehed oleme juulikuu lõpupoole, siis me võime teistmoodi teha, kuigi minu seisukoht on, et asja peaks kompaktsemaks tegema ja teiseks need hommikused ajad ikkagi liigutama õhtus. Õhtus ei ole ruumi, teeme natuke aga päeval nagu ei ole mõtet, sest kuskil ikka 11 kukub. Ma räägin päeval, ütleme 11-12 ajal kukub levi ära, siis ei ole midagi teha. Ei no 20, tähendab seesama 23 võib pühaba hommiku ka olla, sest see on niisugune spetsiifiline asi. Okei, me ei pruugi kell 6 hakata, me võime ka kell 8 hakata peale. Aga miks mitte proovida sihukest asja, ütleme hommiku kell 6 võid alustada ja õhtul kell 24:00 võid lõpetada kogu päeva jooksul. See võiks ju ka tulla kõne alla. No ta vajub laiali, see ei saa veel. See oli üks kunagi ka, kuidas levi on. Et siis peab olema keegi masina juures ja kuradi passima ja vaatama, mis seal üldse toimub, et
et noh, see on siuke nagu nii ja naa. aga Priit, see ei ole enam kontest, kui sa teed kurat ühe side tunnis. See on välipäev. meie regioonis on ikka nii vähe jaamu, et me ei täida ära selle. Et noh, üks lähenemine on jah see, et me näiteks õhtul, ma ei tea, kell 6 alustame ja öösel kell 24, ehk siis 12 lõpetame. 6 tundi ja kõik on paralleelselt. Nagu, eks ole, see on siis nagu seesama selle idee derivaat. See on ainult laupäeva õhtul, jah, sellisel juhul. Aga siis seda, kui sa tõsiselt tahad teha, siis jah. Aga kui sa tahad, nii nagu ütleb Martin, eks ole, ma tahan laupäeva hommikul veel sügan seda kohta ja siis ma panen oma 2 asja auto peale ja siis toru ka. Mina ütlesin laupäeva hommikul 8 võiks alustada. Oi kurat, aga laupäeva hommikul 8 alustamiseks selleks peab ikka reede ära minema. Ei, seda ma polegi öelnud, et reedele peab ära minema. Aga Martin, siis kukub ikkagi, kui sa hakkad hommiku peale nende kõikide, siis kui sul kukub päevale, siis seal ei ole levi. Meil ei ole mõtet piirutada. Ja ei ole korrespondente ja levi ka ei ole. Pigem alustada õhtul, ütleme mingi 6 näiteks, mitte kell 8 nagu meil nahk algab, vaid 6 kohaliku järgi, eks ole. Aga siis võikski olla näiteks on 2 tundi 1 bänd, teine bänd ja 3. bänd, 6 tundi täidetud. Aga kui sa välja lähed, palju sa paned paralleelselt 3 bändi üles? Kellel seda võimekust? Jah, see on ka võimekus. See on multijaamade värk. See on see pool, eks ole. Tähendab selles mõttes nüüd paralleelselt mitte korraga, aga see idee on tagasi, kui me räägime 23 ja 7 sentimeetri antennide korraga ülespanemisest, siis see on nagu antenni mõttes on nagu niisugune parem komplekt, see ei ole nagu väga suur, eks ole, elemendi mõõtmed on ikkagi nagu mõistlik. Neid 2 nagu korraga üles panna on suhteliselt mõistlik, kui sa ei lähe 3-meetrise panniga välja, nagu mõni vahepeal siin käis, et üksinda on ja, aga kui sa lähed nagu nii-öelda inimese antenniga välja, et sul on mingid rehad on ja siis paned 70, et järjest 70 ja 23 teha on suhteliselt valutu. Aga võib-olla, kui sa tahad vahepeal teha niimoodi, et sul on kõigepealt 2 meetrit või mingi 2 meetrit, siis sa pead selle aja leidma, et seal peab mingi auk olema. Seda võiks kaaluda. See võiks tunniajane vahe olla, tunniga jõuab ju ära vahetada. No näiteks. Ei, no see oleks nagu hea, kui see on 2 meetrit 7 senti 23. Siis vahepeal saab see 7 senti ja mastid ära vahepeal 23 saab 2 meetrit masti peale panna. Aga 2 tunnine auk oleks sees. Kui sa teed 6 meetri testi hommikul, siis on kama teha see 23 hommikul. No seda ma välja pakkusin. See on niivõrd väike seltskond, kes seda teeb. Seda ei teegi. Niivõrd, ära sa ütle, näiteks viimane tunnipäev, ma ütleksin 23 sentimeetri, kuna välisosavõtjaid oli sitaks vähe, siis 23 võrrelduna 70 sentimeetriga see erinevus linna ja maa vahel on kahanenud pisikeseks. Ehk siis need, kes on 23 väljas, olid ka 70 peal enam väljas. Natuke oli mõni jaam rohkem. Kui me NAK-ist räägime, siis NAK-is on muutunud 23 aktiivsuks täiesti samaväärseks 70 sentimeetriga. Nii imelik, kui see ka ei ole. Tähendab... No sa selle remoodiga sa oled seal natuke lähemal ka selle aktiivsusega. Ei, seda küll, jah, aga jaamad on olemas. Jaamad on olemas, see tähendab, et on võimalus ka Tallinnas põhimõtteliselt sidet saada. Eks, see on antenni taga, aga see, kui jaam on üldse vait, siis seda ei aita levi ka. Aga selles ongi asi, et NAK-i ajal nad ei ole vait, muul ajal on vait. Aga punkti summa, mida sealt NAK-ist saab, on, ma ütleks, et mul on 23 sendi numbrid enam sama suured, kui mitte suuremad kui 70 numbrid. See ei ole enam niimoodi, et 23 sendil on 4 sidet ja nii kui võib-olla 5 aastat tagasi oli mul 4-5 sidet kogu NAK-i peale 23 sendil. No jah, aga sa siis tegid sealt ka 37-st, nüüd sa teed... Ma arvan, kui ma teen, jah,
okei, aga kas me nüüd... teisele päevale panna täitsa nõus, aga 2 meetrit ja 70 peaks kuidagi ära kompenseerida, mitte paralleelselt. 2 meetrit ja 70? Mitte kokku panema, vaid panema kompaktsemalt ja järjest. Ühele päevale või kuidagi nii. Aga kas see tunniajane vahe on piisav seal? Oleks paar tundi oleks parem. Üks on liiga vähe. Üks on vähe. Mul on vähe. Üks on vähe. Ei, sõltub mis kell. Siis saab tulla teine tuul hakkaks kell 10. Siis on jälle hiljema. No kindlasti saab lasta. Ei ole. Vahega suhteliselt päeva tuleb peale. Hakkad kilovaati panema üles. Mida teile vaid? Õhtu läheb pimedaks nagu, see on see jama, et me hakkame kuskil kuradi 6 ajal näiteks peale, ma ei tea, no kas 4 ajal alustada 2 meetri tuuriga on vist vara. No siis ei ole ööd veel üldse. See on mõistlik juba hommikul teha. Mida? Siis ei ole ööd. Juulikuus, see oli vähegi. See oli vähegi pime. See oli Tallinnas. Natuke valgem, aga no mitte nii palju valgem. Ühesõnaga õhtul enne kella 6 ei ole mitte mingi juhul mõtet alustada, siis ei ole mingit levi. Aga peale kella 12 nagu venitada seda öösel ka ei ole nagu mõtet. No siis on vähemalt meeles. Peale 12. Siis kõik magavad. Ja läänes on kell 12 on ju palju varasem. Et aga okei, aga vähemasti me oleme selle konsensuse, et meil on juuli nii-öelda siis kuupäeva edasine, siis on nüüd see tuuride järjestuse nagu variandid, need tuleks siis nüüd veel edasi hakata. Aga Mart, meil tuleb ju see eraöö, see koosolek. Selleks ajaks on meil nüüd kuupäev teada. Me peame selle formaadi paika saama. No eks sinna selleks ajaks siis ma katsun teha lihtsalt jällegi selleks kuupäevaks on meil varianti, mis siin on kõlanud. Minu soovitus on sulle 2 varianti, kas see või see. Mul on 3 varianti, see või see. Ammu räägitud teema, et 6 meetrit ja 4 meetrit kokku. Kes tahab, et siis ollagi natuke pikem, kui ajaliselt pärast õunast kokku välipäeval. Praegu oli meil vist 2 tundi see kuupäev. Siis on tunnigi pikem näiteks, siis jõuab kokku väga... No ütleme, kui levi satub olema, siis sa võid loputada sealt korra õhtuni teada. Jah, aga kas ta satub? Siis... Arvo ei julge välja öelda, et võiks digi ka arvestada seda, vähemalt 4 ja 6 meetri variandi sisse. 6 meetrile kindlasti. Tähendab, see 6 ja 4 kokku tähendab, me ilmselt siis peaks tegema niimoodi, et meil on 6 meetri klass ja siis on olemas nagu multibänd klass. Jaa, klassides, aga bänd kui selline bändide... No näiteks Tõnis ütles õieti, eks ole, et selle 6 meetril on ju seal see raport on eriline, eks ole. Ei, kõigil on. 2 meetrit on sama. No 2 meetrit, 2 meetril meil kurat jänkidega ei tööta, eks ole. No sõltub. Aga näiteks 6 meetrit me võiks mõelda, et meil on 6 meetril ongi siis see raport, kurat. Minul oleks selline soovitus, et kui meil on nagu eesmärk see, et me tahaksime, et meil oleks ka väljapoole Eestit töötada, siis kogemus on see, et meie ümbruskonnast võetakse ka sellest VHF, Seeki World või VHF-ist osa, et siis sättida vähemalt, et kui ka meil ametlikud tuurid on lühemad. Ma vaatasin neid tulemusi, vähemalt logide põhjal oli siit regioonist ikka mõned üksikud logid seal. Ei, no ongi suhteliselt vähe. Suhteliselt vähe, jah. Mõned on, jah, ei saa öelda, et ei ole. No aga kindlasti on välja kujunenud bändi tuurid nagu, et mingi aja hetkel. Ei ole. Ei ole, ei. Kogu aeg on segi, jah. Mis kell see lõpeb siin? 21 UTC vist lõppes. Pühapäeval. Okei, terve pühapäeval. Terve pühapäeval saab ka tõsta. Laupäeval terve pühapäeval, jah. Laupäeva õhtul oli vist 18 UTC kuni pühapäeva õhtul 21 UTC. Et ühesõnaga me pühapäeva päeval oleva 6 ja 4 meetri mingi selle tuuriga saame nagu
igal juhul sellesse nii-öelda aknasse sisse ja nüüd on põhiküsimus on see, et kuidas me järjestame oma 3 bändi nii-öelda võistluse, kuhu me paneme 2 meetrit, 70, 23, kas nad on kõik täiesti eraldi või on tõesti mingi variant, et mingid 2 bändi jooksevad koos, ma ei tea, ma ei kujuta ette. Koos see... Teises mõttes on inimesed, kes töötavad täiesti eraldi. Ainult 2 meetrit, ainult 70 centimeetrit. Aga seal valida ongi ainult, kas paned kokku või... Paneme tiim 2 meetri ja kumbad sa eelistad? Ja kas me selles mõttes, kas see konsensus on pigem, et reede õhtult ikkagi mitte mängu võtta või on neid pooldajad, kes arvavad, et reede õhtu võiks mängu võtta? Lükkaks reede välja. Pigem välja, jah? Aga selle, et kui Mart nüüd mingisuguse mustandi teeb valmis, siis võib ju interneti üles leida ja kindlasti märkida juurde, et aprillis oleks nagu siis... Hobilistid ja märgid kõik olemas. Ei, et need aprillis oleks nagu see lõplik kokkuleppimine. Viimane aeg oleks koosoleku ajal, siis see nüüd ühe päevaga punkt. Üldkoosolek on siis Türil meil aprilli 2. laupäev, siis sellest järgmisel laupäeval on meil ES Open. Ehk siis minu arust oli see vist 13. aprill kalendris praegu, kalendris on see just olemas. Okei, tõmbame sellega jutti alla, kõigile suured tänud. Järjekordne talvepäev minu arust edukalt peetud ja aitäh kõigile.